Jaa, meil on niisugused ägedad asjad, millega me reguleerime auto silda. Ja selle ma mõtlesin välja esimesel hooajal, kui me sõitsime, sest et käisime paar korda päris sillastendis ja siis see sillastendist ära tulles oli need silmaga vaadast tundus juba, et autorattad on kõverad all. Natuke uurisin mööda neiti ringi, et kuidas see asi tegelikult käib. Ja väga lihtne. Ma kohe näitan, kuidas need auto külge käivad ja mis ma päriselt teen nendega. Siin on meil peale kirjutatud ka, et missugune nöör kummale poole käib. See on parem, et see käib sinna poole. Ja siia poole käib vasak nöör. Et autol esimese raami otsa külge mõlemale poole paneme pulga, mis on konstantselt küljes. Ma praegu seda tagumist ei saa panna, paneme teise poole kõigepealt. Nii. Ja siis on meil siia taha tehtud sellised keevitatud torud, kuhu see käib sisse. Ja siis mida ma teen, ma kerin teda nii palju ümber nagu vaja on. Ja siis ees on vastus sellele asjale. Ja siin ei ole konstantset punkti, vaid siin nad liiguvad edasi-tagasi. Asja mõte on see, et eest on konstantsed punktid 2 tükki ja tagumise ma panen niimoodi paika, nagu varalt auto on. See tähendab seda, et kui mul tagumised on liigutatavad, siis mul ei ole vaja seda, et auto peab alati täpselt samas kujus olema. Oluline on lihtsalt luua paralleelsus, et tegelikult mida ma teen pärast, ma mõõdan esimeste rattarummude kauguse ja tagumiste rattarummude kauguse ja sätin niimoodi, et täpselt mõlemad nöörid oleks rummude mõistes paralleelsed. Siis on nii, et kui auto sõidetakse kõveraks, siis ma saan tegelikult alati sillad sirgeks alla panna. Et seda me ühe korra oleme Lätis ka katsetanud. Et tavapäraselt autodel reguleeritakse esisilda. See on nagu üldjuhul, aga meil driftis on, me alati reguleerime tagasilda, esisilda me praktiliselt ei puutugi. Hooaja alguses panen paika ja nii ta on meil hooaja lõpus ka. Et siis praegu, mis ma teen, ma mõõdan siit sellest rummust kauguse. Ma olen tagant natuke liiga välja jätnud. Nüüd ma tean seda peast. Umbes nii on nagu õige kaugus. Nii. Esimene rummu kaugus siit 13,5. Tuleb. Ja siinpool on 13. Ja siinpool on 13. Eks ma tean, et kui ma tagant panen paika, siis ma sätin sinna samamoodi 0,5 sentimeetrit erinevust. Aga oluline, ja nüüd teise asja, mis ma pean teadma, on eest nende kahe nööri vahe. See on mul siia üles kirjutatud teisele poole. Ja see vahe on 199. Tuleb appi. Nüüd Raul paneb teiselt poolt selle nööri peale ja me paneme nii, et ta oleks täpselt sama, mis on seal pool. Mul praegu näitab, see on 195,5. Et ma tegelikult tõmba Raul välja endal seda pulka natukene. Veel natukene. Aitab. Nii, ma panin, et see nöör on siit ka 199. Lase lahti see. Ja selleks, et see paralleelseks saada rummude mõistes, siis ma pean panema siia täpselt samasuguse erinevuse, nagu ees oli. Ees oli meil 0,5 sentimeetrit sinna poole, nüüd me peame siia taha panema täpselt samasuguse olukorra. Nüüd on nöör paralleelne autoga ümberringi. Ja nüüd ma saan mõõta, et kuidas mul taga kokkujooks on. Hästi väike kokkujooks 2 mm välja peale. Me sõidame tavaliselt sentimeeter ühe välja peale kokkujooksu. See pool on täitsa sirge. Tõstame üles tagant. Et autol on all Vaisvääbi sillalahendus, mis on siis tegelikult üks meie Eesti Nokiatest, mida tavainimesed ei teagi. Aga see sinine asi, mis siin all on, et see on tegelikult vallutanud maailma. Ja Eesti mehed on selle taga
ja kui driftimaailmas öelda Wise siis kõik inimesed teavad, mis asi Wise on üle maailma, eranditult. Driftis on meil ka see, et me nagu millimeetreid taga ei aja siin, sest et 1 millimeeter kokkujooksu meie mõistes ei tähenda mitte midagi. Et meil on pool sentimeetrit, mis mõjutab. Oluline on muidugi, et auto sirgelt sõidab.